Nii, siin on tegemist ebajasmiiniga ja siin on nüüd selline asi, et ebajasmiini lõikamise puhul tuleks kevadel vältida tegelikult selliste eelmise aasta põrsete lõikamist, sellepärast et ebajasmiin muidu ei õitse teil. Et proovige vältida sellist vormilõikust, kui te tahate õisi ja ebajasmiini vormi, siis kahte asja te ühel samal aastal ei saa, et seda tuleb natuke planeerida. Aga kui on selline juba ülekasvanud põõsas ja te arvate, et seda peaks noorendama, siis tegelikult tuleks hakata lõikama seest välja ja vanu oksi. Ja vanad oksad tulete selle järgi ära, et nad on oluliselt jämedamad kui noored. Selline koor on selline peal selline või siis on üldse selline pealmine kiht üldse ära läinud. Ja sedasi lõigatakse vanu oksi välja. Ärge lõigake kuskile köndi peale ega mingisuguses poole meetri kõrgusele, vaid julgelt ja ausalt mööda maad. Siis on nendel uutel võrsetel jõudu tulla ja ruumi kasvada. Siis on selline asi, et seest võtame ainult tõesti need vanemad oksad ja selle eesmärk on siis vanemate okste välja lõikamine ongi siis eesmärk on see, et anda siia sisse natukene valgust juurde ja et saaksid nooremad võrsed tulla ja kasvada ilusti. Loomulikult tuleb kevadel vaadata ka sellist asja, et siin võivad olla linnupesad sees, et ärge te nendele liiga tehke ja et linnud saaksid siia pesa uuesti tulla tegema. Ja selliseid arunenud oksi võiks ka välja lõigata, et las need uued võrsed tulevad täiesti maa pinnalt, sellised suured pikad võrsed ja need noorendavadki seda põõsast.